Ma ei tea, kuidas sinuga, aga mina olen kogenud ja kohanud oma elus väga palju rahulolematust. Ennekõike iseendas. Aga ma näen seda tihti ka oma sõpradest, kes ütlevad, et nende elukaaslane toriseb palju. Nüüd suur osa inimestest elab pideva, taustal oleva rahulolematuse tundega, mida nad tihti isegi ei teadvusta. Nad torisevad on justkui pahurad, sest tundub nagu mingi asi nende elus ei vasta ootustele. Vahel on see ilm, vahel raha, vahel suhe või see, et laps sööb kodus midagi ja laud on purune. Ühtepidi need inimesed saavad hakkama. Nad toimivad, nad elavad oma elu ja ometi on kuskil sees tunne, et midagi on kogu aeg natuke valesti. Need uuringud näitavad, et krooniline rahulolematus vähendab ühtepidi stressitaluvust ja teistpidi suurendab inimese reaktiivsust pingelistes olukordades. Ehk rahulolematus loob rohkem rahulolematust. Ma näen oma koolitustel selgelt, et kui rahulolematuse olemasolu ei teadvustata, siis see ei kao niisama ära. Ja enamik ei teadvusta seda. Aga kuna see on olemas, siis see liigub lihtsalt juhtide selja taga toimuvatesse vestlustesse, kus nad hakkavad mõjutama kultuuri, koostööd ja ka tulemusi. Kuid mis siis, kui rahulolematus ei ole lihtsalt torin, vaid see on tegelikult midagi palju enamat? Mis siis, kui rahulolematus on miski, mis otsib tänaste teemade taustal justkui väljendust, aga on hoopis minevikus kehasse talletunud emotsioonide kogum, mida inimene pole kunagi lõpuni kogenud.